I feel lost. Lost? What do you mean? Jou, vanamehed! Jou, vanamehed! Jou, vanamehed! Nii siis oleme oma esimesel rajal teel ühe ilusa järve juurde. 5,5 kilti, alustuseks jäärahulik. Meile lubatakse äikest, päikest, vihma, lund, tuult. Ja täna naudime päikest. Vibešek. Esimene kilomeeter läbitud ja bussin kosk on selja taga. Mis see on? Ja edasi lähme Suspouie radapidi järveni. Miks me üldse matkame? Mina tean, miks mina matkan. Miks sa matkad? Mina niimoodi mõtlen. Ma käin mõtlemas. Või vahest just ei mõtle, et kumba mul on vaja, kas mitte mõelda või mõelda. Kõik elu olulised mõtted käivad siit läbi. Mis on õnn, mis on armastus? Räägid ära, lähed mööda ja kõik on nagu hästi. Sa oled endast saanud midagi välja öelda, see sind rohkem ei kripelda, aga sa enam ka ei mäleta seda. Oluline on see hetk siin. Aga miks sina matkad? Miks sa oled siin? Sa vedasid mind kaasa. Ei, tegelikult on ka see, et muidu mulle kõndida ei meeldi, aga see on kuidagi hingele hea. Rahu. Leevi pole. Kunagi, kui ma oma esimest matkaõpet sain, siis räägiti, et mägedel ei saa valetada, mägedes ei saa varjata või vassida või see kõik on lihtsalt sinust nii palju suurem. Ühesõnaga, see on see ületurism, mida me nüüd näeme siin. No nende vaadete pärast tasub ronida. Ma nüüd natuke kardan. Mis asja? Oh my god. Ma ei saa. Ma kardan. Okei, Emps siis kardab tegelikult kõrgust ja siis seisab siin kuristiku äärel. Väriseb. 2 hours later. Wow. Mida ilusat. Wow. Vaadake seda. Hommik. Päev 2. Väljas on umbes, ma ei tea, 3 kraadi. Kisub külmaks. No plaan oli võtta Kortinas buss ja sõita Treetsiime mägedesse ja teha matkarada, aga juhtus see, et need bussid alates eilsest enam ei sõida. Eile oli Itaalias esimene koolipäev ja kõik graafikud muutusid ja... Mis meie siis tegime, hüppasime esimese ettejuhtuva bussi peale ja sõitsime kuhugi ja sattusime siia Treetsiime selja taha. Mis on siis 3 suurt kivi või? 3 suurt kivi UNESCO kaitse all. Tuleb vahva päev. Jou. Järgmine missioon on jõuda hotelli, visata asjad ära ja siis minna mägedesse. Emps, pärast seda, kui Jumal mind lõi, ma tema headusesse enam ei usu. Kui mõtlesid, et tuled Itaaliasse puhkama, aga ilmal olid teised plaanid. Kergest Itaalia matkast sai hoopis Mount Everest. Kus me nüüd oleme? Goldi Varda, kuskil mäe otsas, kuhu muidu tullakse suusatõstukiga ja saab aru, et need ongi suusarajad, aga siis, kuna see oli ainus matkamisviis täna, siis me jalutasime. Saame ehitada lumememme ja nautida lumesadu, jõulud. Lumetormi eest sõitsime väikse varjuluse. Soe tee. Tuleb kiirelt alla minna. Kohalik juba raputas pead seal, et ei, ärge mingil juhul edasi. Tekivad laviini ohud ja lund sajab väga palju pärast teine radagi. Kodust tagasi külm oli. Nüüd on aeg väike treatment teha.
mõnus. Tere hommikust! Nagu öeldi Kaitseväes, uus päev, uued... Oota, buss tuli. Oi. Mis sa tead, kuidas lumememmed omavahel arveldavad või? Sulas, jah. Tänane missioon on vallutada ära veel üks suur kivi. See on meie viimane matkapäev. Ja Emps ütles, et täna on alles päris matk. Ma ei tea, mis need eelmised päevad siis olid, aga... Et lähme kõrgele. Sa Gratsiimut tead muidu või? Okay. Gratsiimut? Ei gratsi siin. Miks sa läbi ammustad kõik? Need on siis need 5 tippu. Mägedes on sellised hütid nagu refuugiod, kus siis loodetavasti saab süüa, sest ees on meil julgelt 10+ kilomeetrit. Siin saab, mõnes saab ka magada. Tundub, et siin saab ka magada. Can have food? Yes. Tellisin pasta bolognese, aga see on rohkem süke. Kunagi nupsule andsime süüa koerale. Ja mina tellisin kartulignotšid, aga... Kartulipelmeenid. See on orange juice siis nende sõnul. Aga ei, me üldse ei kurda, sest et me oleme seal ära teeninud. Kuidas teada saada, et matkarajal tuleb vastu influencer. Mudasel rajal kõnnib Fred, üks aparaat ühes käes ja teine käsi siis hoiab tasakaalu niimoodi. See on alusetu süüdistus. 2 hours later. Mis sa teed, kui koer murrab jala? Kutsu kiirabi. Rada kulges veel halbade naljade saatel edasi 15 kilomeetrit, mille jooksul läbisime 1000 meetrit tõuse ja 1500 meetrit languseid. Kuna samm läks juba raskeks, siis enam kaamerat kotist välja kiskuda ei viitsinud, aga kohale me jõudsime. Tehtud. 35 000 sammu. Täna. Sealt, ülevalt, järgmise mäe tippu ja veel alla ka. Mõnus. Sügavad jutud räägitud. Sügavad ilmad kogetud ja tegelikult me saime sellised mäevaated ja nüüd lõpetada siin alpiaasade peal, siis on nagu teine dimensioon. Ma ei tea, elu on jälle avaram ja ilusam ja roheline. Muru on ikka täiesti roheline, ma ütleks. It's been real. Meie oleme ägedad. Ma loodan, et teil ka. Ciao. Ciao.